Hei, tere tulemast nahahoolduse ja poputamise kanalile. Minu nimi on Anni. Tänase video teema on 7 nahahooldusega seotud surmapattu, mida võib-olla endale teadmata igapäevaselt enda nahale teed. Esiteks, su näokuivatusrätik, su padjapüür ja su meigipintslid ja švammid on nädalaid pesemata. Vaheta kindlasti näorätikut ja padjapüüri iga nädal, kui mitte isegi 2 korda nädalas. See on eriti oluliseks just neile, kellel on vistrikele kalduv nahatüüp, et hoida nende natukene vastikumate bakterite kolooniate moodustamisest. Kui meigid ennast regulaarselt, siis ära unusta ka hoida oma meigipintslid puhtad ja vaheta regulaarselt välja oma meigišvamm. Teiseks, sa puudutad oma nägu päeva jooksul pidevalt. Iga kord, kui oma nägu katsud, siis viid kätelt bakterid näole, et hoida oma poorid puhtad, oma vistrikud mitte nii põletikulised ja nägu üleüldiselt klaarim, siis hoia oma käed näost eemal, ära ka palun pigista, kaku ja noki oma vistrikke ning kindlasti pese iga kord oma käed puhtaks, kui asud nahahooldust tegema. Kolmandaks, sa koorid oma näonahka teralise kooriaga. Hoiatan sind teralise kooria eest sellepärast, et neid kasutades tekivad nahka suure tõenäosusega mikrolõhed, mis siis su nahka kuivatavad ning naha kaitsebarjääri ärritavad. Haara parem happekoorijate järele, mis lahustavad siis surnud naharakud naha pealt õrnalt, pehmelt ning ei riku su naha kaitsebarjääri. Lisaks on ka paljudel happekoorijatel ka lisaks naha koorimisele ka teisi imelisi nahale häid omadusi. Näiteks piimhappe on nahale niisutav ja salitsüülhappel on vistrike põletiku alandav toime. Ole aga oma naha koorimisega sellegipoolest mahe, ära tee seda liiga tihti. Nii 1-2, maksimum 3 korda nädalas ja su nahk tänab sind. Nii 4. Neljandaks, sa puhastad oma nägu kiiruga. Puhastajate kasutamisel on siis väga oluline neid naha sisse masseerida pigem pikemalt. Miinimum 30 sekundit kuni minut aega on siis väga hea aeg, mida siis pühendada naha puhastamisele. Eriti oluline on see siinjuures näiteks salitsüülhappega veebaasil puhastajat kasutades, sellepärast et salitsüülhappe imendub nahka 1 minuti jooksul. Ja kui sa kasutad sellist puhastajat näiteks ainult 10 sekundit ja pesed ta juba maha, siis sa ei saa sellest tegelikult kogu efekti kätte. Natukene pikem masseeriv puhastamine käib ka kõige tavalisema pehme veebaasil puhastaja ja õlipuhastaja kohta. Mehaaniliselt siis nahka kätega ringjate liigutustega masseerimine tegelikult aitab sellel puhastajal jõuda naha kurdude pooride vahele. See massaaž samal ajal ka veidikene koorib su nahka. See on siis väga oluline, et jällegi järgmised nahahooldustooted saaksid nahka paremini imenduda. See natukene pikem, umbes minutiajaline massaaž elavdab sinu naha alust lümfi ja vereringet. Võta tõesti oma naha puhastamisest maksimum ning masseeri mõnuga oma nägu ja kaela. Ja 5. sa jätad oma nahahooldusest välja kaela ja dekoltee piirkonna. Väga oluline on kogu oma naha puhastus, kõik seerumid, toonikud, kreemid, õlid kanda ka oma õrnale kaelanahale, dekolteele. Sest et nahahooldust peaks hõlmama kogu piirkonda, mis jääb sinu nii-öelda siis passipildile. Seega kindlasti kogu see mõnus poputus ja headus kanna ka oma kaelale ja dekolteele. 6. sa kannad oma nahahooldustooted kuivale nahale. Nahahooldustooted, kõik seerumid, kreemid imenduvad tegelikult nahka palju sügavamale ja palju paremini, kui nahk on eelnevalt niiske. Seega pärast naha puhastust ära siis patsuta nahka rätikuga liiga kuivaks, vaid jäta ta selline mõnusalt niiske. Ja kanna siis järgnevad kõik etapid, seerumid, kreemid, õlid oma nahale selliste väikeste, pigem väiksemate vahedega, et nahk siis 2 toote vahepeal ei jõuaks ära kuivada. Ja selliselt toimetades tegelikult lõpuks näokreemi peale pannes sa tõesti suled ka kogu selle mõnusa niisutuse oma naha sisse. Ja 7. surmapatuks on, sa ei kasuta SPF-kreemi. Olen naha kaitsmisest rääkinud juba mitmes videos, aga endiselt tunnen, et see on üks surmapatt, mida tihti oma nahale tehakse. Nahahoolduse vaatevinklist vaadates on naha poputamine ja naha kaitse
täpselt sama olulised, tegelikult isegi kaitse võib olla natuke olulisem. Ja kuidas me saame oma nahka igapäevaselt kaitsta? See on ikkagi SPF kreem, vähemalt SPF 30. Ja tahan siinjuures just rõhutada seda, et kindlasti kasuta igapäevaselt just SPF kreemi. Kreemi pealekandmisel sa saad ikkagi olla kindel, et sa kannad kreemi ühtlase suure kogusena kogu oma päikesele siis avatud nahale. On olemas ka sprei SPF-id, aga ainult spreide peale mina lootma ei jääks. Sprei SPF-id üksi kasutades võivad nahale SPF kaitse siis luua ebaühtlaselt. Seega alati alusta kreemiga ja SPF spreid on nii-öelda lisaboonuseks sulle päeva jooksul nahale kanda. Need olidki 7 surmapattu, mida sulle täna jagada tahtsin. Tõesti, kogu nahahooldus ja nahapoputus ei ole tegelikult määratud ainult nendest toodetest, mida sa kasutad, vaid ka siis sinu ülejäänud elustiilist ja harjumustest. Kas mõni surmapatt oli sinu jaoks üllatav? Või oled kõigis nendes punktides juba täielik professionaal? Anna mulle märku all kommentaarides. Suur aitäh sulle täna vaatamast ja minuga nahahoolduse teemadel kaasa mõtlemast. Mina tänaseks lõpetan ja meie kohtume juba varsti uues videos. Veel enne uut videot on sul võimalus vaadata ka minu eelmiseid videosid, võib-olla mõnda neist, mis vahele jäi. Või siis on sul võimalik tulla mulle külla ka minu Instagrami kontole. Leiad minu Instagrami konto video alt lingina või kui trükid Instagrami otsingusse Annit Supping. Saadan teile kõigile tervitused ja hoidkem siis oma nahahooldus patuvaba. Olge tublid ja nautige päikest tervislikult. Näeme juba varsti. Tšau! Tšauka!